näeme Dubacic'i kui ka Gerdo Juhkami. Tõesti huvitav jah, et kas siis ei tea jah, millest selline valik võib-olla seda, et käib puudu. Nüüd on Reinkordil koht. Keerutab, jätab Susole ja vasaku peale. Ai, seal seistakse hästi ees. Sinilaid. Miller. Saarma nüüd siin vasakul äärel toimetada saab. Temal jalga on ja tuleb lööki. Ai, ja see pannakse sinna ära praegu. Ja sellise vindiga see ka. Esimene pall läks tegelikult, Nõmm liikus õigele poole, aga pall keeras täiesti teispoole vindi. See on see tuul, see on see Järvamaa tuul, mis siin praegu ära keerutas Nõmmele sinna selja taha esimese. Ai, ja see oli küll vist, ütleme niimoodi, et kes seda lööma näeb, Tšatšu on valmis, Pajunurm. Jälle! Pajunurm jälle see tuul teeb ikkagi siin Paides imesi. Oi, Hõim kaotab magusalt ja seal on ära vaja lüüa. Ja lüüakse! Ja Paide oskab omale küpsetada seal taga ikka iga... Iilin lööb ära, kes eelmises kohtumises lõi ka samamoodi ära. Täpselt sama skoori ta tegi ka siis 90 + 3 mänguminutil, aga seekord teeb ta seda juba 6. mänguminutil 1-1 tablool. See on ikka uskumatu Anne Paidel küpsetada seal taga selle lahti mänguga. Hõim on see hooaeg endal. Hästi leitakse nüüd sinna Saarmale, jooks sinna vasakule ääre pealt läbi, kas suluseis oli, seda ei tea, aga pall tuleb kasti. Ja pall! Reinkorti otsitakse ja peaks ööbima kuskil väga suure tuulega, et päris ebameeldiv. Ja nüüd on Reinkordi koht ja ei löö ära. Ja Paidel on ja ütleme, see tunne on nüüd sisse tuld. Ja vaatame nüüd pall kasti. Ja nüüd ja Reinkord ja Keisel oma vahel ei suuda ära jagada. Ilusti väike sein Saarmaga seal. Uuesti Ojamaa võtab ise ette. Hästi kastis ja löök esimesse posti. Hakatava keevitama Ojamaa. Seal on sõbrad abis ja kõik jooksevad võidu. Nüüd võtab enda peale, läheb lööma. Vist on ikkagi... Hermatsenko ikkagi ripub Milleril külles. Nii, Saarma nüüd siseküljega ja Reinkord lööb palli sel hetkel mööda. Aega on ikkagi riietusruumist Paide välja tulnud niimoodi, et auru pannakse ikkagi juurde. Nägu ja siit läheb sellest saame juttu teha veel hiljem ja Kalev siis 10. jah, kui nende vastu 1 punkti on natuke vähe ja siit korr! Tõmbasid selle välja! Sul on väravavaht alla, vasta esimest meest selle pallina. Luts jätkab! Maha see saadakse, Luts läheb kääre panema! Ja nüüd! Lööb ära! Ei ole nii! Paduso lõinab esimese! Kus see Suuso läheb? Oi, aga siin vaadatakse veel üle. Varrimehed hakkavad ketrama ka ja see läheb veel siin. Muidu ei tahaks siit Paide väravast. Ja läheb vaatama! Läheb ise vaatama. See võetakse pigem ära. See võetakse, meie arvame pigem ära. Ja Baranov teeb selle liigutuse ka, kui tuleks jäänud seisma võib-olla. Ei tea. Sest tegelikult... Ja nüüd näeme. Ja nii on. Jaa! Ongi nii. Ikkagi. Ja läbi. Sander Poistang paneb siukse karje, mida me pole kaua kuulnud. Ai, kuidas see ära võeti praegu. Meie juurde on jõudnud Paide mängija Martin Miller. Lõpus sellised emotsioonid, päris mõru maik tundub ikkagi. Siit tuleb kaasa võtta. Igal juhul pettumus on väga suur ja ei olegi mingit sõnu praegu, kuidas seda tunnet nagu kirjeldada. Et tõsiselt keeruline nagu vastu võtta seda kaotust, et teist mängu järjest juba selline kollaps põhimõtteliselt, et keeruline. Esimene poolaeg, ütleme niimoodi, kiire värav teilt, nad vastasid samuti kiirelt. Saite oma mängu peale surutud küll esimesel poolajal, aga momentidest ei puudu. Sama võib vist öelda teisele poolaja kohta. Jah, ütleme, eile ei täpp panemata, et panime palle küll kasti ja kuskil jäime natuke hiljaks ja võib-olla kuskil jäi pall natuke kehvaks. Et sellist nagu lõpp-punkti nagu ei suutnud saavutada täna rünnakufaasis, aga selles mõttes, et lõime 1 värava, aga nii kiirelt kohe vastu lasta selline 0 värava, et lubamatu. Mida siit üldse kaasa võtta? Järgmine mäng ees ootamas Levadiaga, järgmine nädal 2 mängu järjest on olnud sellised, et nagu Sise ütlesid, Iile jääb see punkt panemata. Mille pärast meil nii-öelda Paide ridades selline olukord on? Seda ma ei oska sulle praegu kohe öelda, et emotsioonid käivad praegu üles alla
ja sellist analüüsi on päris keeruline praegu teha, aga Levadiat on vaja jällegi võita, et kuidagi pea nüüd mulle alla peita praegu seda, et suur mäng on tulemas, et 1-2 päeva kindlasti on nagu raske mängijatel ja peabki olema, et peab enda sisse vaatama, aga Levadia vastu ei saa küll sellise minekuga minna, et peab ikkagi kuskilt seal energia üles leidma ja meil on vaja seda 3 punktiga Levadia vastu. Edu ja pea püsti! Aitäh! Ja Saaremaa mees ka meil siia tulemas, FC Kuressaare mängija Rasmus Saar jõudnud ka siia. Ütleme niimoodi, esimene poolaeg saite kohe kiire värava tagasi löödud 1-1, siis hakkas kõva kaitselahing pihta. Jah, et mul on nagu siuke tunne, et kui me siin muruväljakul nagu on alati kuidagi niimoodi löönud, või läinud, et nad löövad kohe algul ära, lööme me kohe vastu või siis on nagu vastupidi, et see on huvitav. No tavaliselt muidugi on pärast seda ka väravaid tulnud, et seekord siis need ainukesed väravad. Kuidas ise teist poolaega kirjeldad, tulite riietusruumist välja, aga tundus, et Paide tuli natuke suurema isuga, surusid oma mängu peale, neil jäi hiile punkt panemata, aga teie olite ikkagi päris kõvasti kaitses. Jah, et selles suhtes ei ole nagu midagi uut meile, et võib-olla vahepeal ongi siuke kannatamine kaitses, aga muidugi me saime nagu selles suhtes nagu hästi hakkama, nad otseselt nad surusid ja me võib-olla ei tulnud neid võimalusi nagu, et arvasime, et äkki ikka tuleb ja võib-olla seal üks siuke poolik variant tuli, aga nagu midagi suurt ohtlikku minu arust nad nagu ei teinud, et proovisid seal kasti tuua, palli viia ja samas kui nad tõid nagu 2 pikka ründajat ka, mõtlesin, et hakkab siit tulema, aga kuidagi nagu ei tulnud neid palli sinna, et aga no siis tuli jälle see lõpp tuli jälle. Ja see lõpplahendus selles mõttes suhteliselt sarnane, nagu oleks olnud Kuressaares, päris mõruda pilli oleks pidanud peaga alla neelama, aga Nikita Baranov seisis suluseisus, selles olukorras ja võeti suluseis. Millised sinu enda emotsioonid sellel hetkel oli, kui ikkagi see vära löödi? No eks ikka jälle see, et ei ole võimalik, et jälle, et meil on nagu olnud siin juba pikalt niimoodi, et nad seal lõpus löövad ära, et seal kuskilt läks pall läbi, ma ka teadsin, nägin löögiliigust, palli isegi ei näinud, et üritasin pikali visata ja siis järsku nad tähistasid. Ja siis oli küll nagu, et no ei ole võimalik, aga siis keegi võib suluseisus olla või äkki vaadatakse kätte. Ma veidi ikka palvetasin, no seekord nii siis. Seekord nii ja siit ikkagi väärt punkt kaasa. Kuidas järgmise mängule hea emotsiooniga siit edasi lähete? Varasemalt ka 1 võit all tundub, saate oma asja juba käima? Ja selles ma arvan, me võime nagu rahule jääda, et selles saime siit punkti kirja. Järgmine nüüd Kalevi vastu. Ma ei taha öelda nagu, et kerge mäng, aga siuke nagu võib-olla ei ole siuke oma sama tugevad nagu, et nagu hea emotsiooniga kodus jälle heal väljakul, et peab täiega panema. Ja meie täname ka. Edu!